lahkesti palun kõiki tulla istuda punastele või mustadele toolidele vastavalt teie maailmavaatele. Ja ütlesin, ma paluks ka muidugi kõik esinejad siia. Sellega ilma nendeta on väga raske alustada. Nii, Viljar Peep tuleb. Märt tuleb ka äkki. Märt võtab kohvi, võid kaasa võtta, kui tahad. Kuidas see? See just kinni ei teema. Olen Viljar. Tere, Madis. Väga meeldib. Tere, mina olen Märt. Mina Viljar. No nii, meil on aeg alustada. Tund 10 siis kavatseme pühendada teemale nimega andmete vaba liikumine. Ja tõenäoliselt mitte ainult, et me vaataks sinna kõrvale siis, mis nende andmetega üldse on. Et kelle omad, kust kellega nad kaasas käivad, kes peaks saama, kes ei peaks saama ligi, nagu nende andmeti kõik on. Tundub, et nad ei eksisteeri lihtsalt niisama, vaid nad alati saavad tõelisuseks siis, kui kellelgi on neid vaja. Ja muidu on nad selline kasutu failimass ja kellel neid vaja on, tuleb välja, et kõigil on vaja. Aga me alustame sellisest plaanist, mille nimi ongi andmete vaba liikumine ja see on, ma pean ütlema teile, üks hirmus segane plaan. See kõlab väga hästi ja ma olen kuulnud väga mitmeid tõlgendusi ja teemaarendusi sellest, et mis asi see andmete vaba liikumine siis ikkagi peaks olema või võiks olla. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, ja tõenäoliselt see võib olla vale, on see, et tegemist on väga suure Eesti-poolse algatusega, mis ideaalis peaks viima üle-euroopalise, aga miks mitte ka ülemaailmse täiesti uue tööstusharu tekkeni. Ja see võiks muutuda Euroopa Liidus põhiõiguseks, nagu meil on õigus rännata üle piiride ja kapitalil on õigus rännata ja mis muud need meie põhiõigused Euroopas on, et siis andmete vaba liikumine võiks ka olla see. Ja jällegi nii palju, kui ma olen aru saanud, ja see võib olla vale, tähendab see seda, et igal inimesele tekib selline seaduslik õigus omada ja käsutada tema tekitatud andmeid. Ehk täna, kui teil on taskus mobiiltelefonid ja sõidate autoga ja üleüldse kasutate midagi, siis te kogu aeg tekitate andmeid, kasutate internetti, sellest piisab. Te tekitate tohututes kogustes andmeid, mida siis need firmad kipuvad ära kasutama. Terved ärimudelid on selle peale ehitatud, terve Google on selle peale ehitatud, sellepärast on see Android teile tasuta. Telefon ei ole, aga tarkvara ju on. Iga inimene genereerib Google'ile, ma nüüd ei mäleta, aga vahemikus vist $50–70 aastas. See on see hind, mida me maksame, eks ole. See on see, et me tekitame Google'ile seda raha selle pealt, et Google müüb meie andmeid, müüb meie kohta käivat reklaami, meile sihitud reklaami. Ja nii-öelda võiks öelda, et meie andmed maksavad siis Google'ile seal vahemikus nagu aastas. Teenused on tasuta, selline kaup on. Aga selle plaani järgi, millest ma ilmselt olen valesti aru saanud, muutuks need andmed siis iga ühe käsutatavaks. Nii et kui mina genereerin oma Androidi telefoniga andmeid, siis see ei tähenda, et Google võib neid võtta ja neid pakendada ja müüa, vaid mul tekib õigus öelda, et nende andmete hind on näiteks X, ja kui keegi tahab, ostke ära. Ja müüa neid kellele iganes, ühele või mitmele või 100 firmale, müüa neid Google'ile või Apple'ile või Mercedesele või Tallinna linnavalitsusele, kes iganes tahab neid osta. Ja see ideaalis peaks siis tekitama või käivitama täiesti uue majandusharu, eks ole, tooma turule uue kauba, uue vabalt kaubeldava kauba, mille nimi on andmed, mida meie kõik oma väikeste näpukeste ja jalakestega toodame. Ja see võiks genereerida miljardeid eurosid või dollareid raha. Ma tutvustan meie paneeli ja siis vaatame, kui palju ma sellest õigesti olen aru saanud. Miinust hakkame siit poolt peale, Madis Eastu, MKM. Tere! Tere! Viljar Peep Andmekaitse Inspektsioonist. Tere! Tere! Ja Märt Põder
ma ei tea, kus kohas, digiõiguste aktivist on siia kavasse kirjutatud. Sobib. Sobib, jah? Aga mul kellegi teise käest vist küsida ei ole, Madis, ma pean sinuga MKM-i esindaja käest küsima, et kas see, mis ma nüüd kokku luuletasin, kas see omab mingisugust seost reaalsusega ka või mitte? Meil ei ole kuskil ühtegi dokumenti, kus on nagu kenasti kirjas, mis on andmete vaba liikumine ja mis täpselt tähendab andmete vaba liikumine 5. põhivabaduseks. See on natuke laiem nagu termin ja me peaks natuke seda nagu tausta võib-olla nagu rääkima, eks ole. Eesti on väga äge, kuidas Eesti on suutnud nagu viimaste aastatega sellise kuvandi endale tekitada. Eesti on digiriik, see on, kui ma erinevatel üritustel, kohtumistel Brüsselis või mujal nagu, või mitte ainult mina, vaid ka teised kolleegid, eks ole, esineme või osaleme, eks ole, siis kui nagu kinnistunud see on, vähemalt ütleme siis nagu nendes nagu seltskondades, kui eesrindlik on Eesti. Ja sellest tulenevalt, eks ole, nüüd Eesti saab eesistujaks, on ka selline ootus, et Eesti nüüd nii-öelda juhatab kogu show'd, eks ole, et mis te nüüd siis nagu teete eesrindlikult, eks ole. Andmete vaba liikumine, pigem nagu on hea seda vaadata ka nagu sellest nurgast, et selle asemel, et kui me vaatame, mis meil täna siis, ütleme, peaministrid, kui nad kokku saavad, millest nad räägivad, pagulaskriis, Brexit, nad räägivad, tükk aega tagasi ebameeldivatest asjadest, siis see meie eesmärk oli, et lükkame nagu selle arutelu natukene nagu võib-olla teise fookuse peale. Et teeks midagi ägedat ühesõnaga. Just. Et ei, mitte nagu päriselt nii, eks ole, et paneks, viiks selle mõtteviisi või viiks selle arutelu natuke sinna, et nagu kus täna on nagu majanduslik areng, eks ole. Ja kuidas me nagu saaks sellest, kuidas me saaks nagu Euroopa Liidule uut hingamist nagu sisse lükata. Okei, aga kas see arutelu on siis, kas ma nagu raamistasin seda kuidagi õigesti või et see on selline helesinine unistus, et me lõpuks jõuame sinna, et mul on endal arvutis fail nimega andmed.doc ja siis kõik need minu andmed on seal ja ma saan siis kuidagi kaubelda nendega ja teenida nende pealt või? Ühesõnaga, andmete omand on, eks ole, või üldse omand on juriidiline termin, eks ole, ja meil on täna päris palju, ja ütleme selle definitsiooni osa on siis see, et sisuliselt, millised õigused ja kohustused kellelgi siis sellele omandile on, eks ole. Ja nüüd, sisuliselt me räägime sellest, kes saab kuidas midagi käsutada. Ja meil on paljudes asjades on päris suur selgus, eks ole, aga mitmetes asjades ei ole suurt selgust. Ja meil on nagu üsna hiljuti on, eks ole, uudised sellest, kuidas põllumehed häkivad oma traktoreid, sellepärast et ütleme, traktori tootja on piiranud, eks ole, seda, kuidas nad saavad sellele traktori genereeritud andmetele ligi. Auto saadab järjest rohkem andmeid selle kohta ühest küljest, eks ole, et kuidas auto nagu mootor või pidurid või muud sellised elemendid käituvad, aga ka selle kohta, et kuidas auto liigub, kuidas ta kiirendab, kus ta peatub ja nii edasi, eks ole. See on täiesti erinevatel autotootjatel, mõni auto ei saada võib-olla midagi, eks. Ja nüüd see loogika on see, et kui meil nagu selgineksid need õigused sellele omandile, siis kui me vaatame nüüd teiste nurkadelt, kuidas näiteks, ma ei tea, once only põhimõtet rakendades, eks ole, et selle asemel, et iga organisatsioon mõtleb ise välja, kuidas endale tekitada andmed, mida analüüsida, eks ole, millise analüüsi pealt näiteks pakkuda teenuseid või paremaid tooteid, proovime äkki läbi mõelda, et need andmed, mis on juba olemas, Eesti avalikus sektoris me teame väga hästi seda, kuidas meil on isikukood ja meil on XD ja kuidas organisatsioonid vahetavad omavahel andmeid, eks ole, iga asutus Eestis ei küsi seda, et kus inimene elab, vaid nad küsivad seda rahvastikuregistri käest. Erasektoris miks mitte nagu samamoodi panna kokku, kas või mitte ainult erasektor, võtame erasektori ja avalik sektor, eks ole, kuidas olen kuulnud
noh, miks peab küsima näiteks Statistikaamet andmeid otse ettevõtja käest, See on hea küsimus. kui ta saaks näiteks erasektori asutustelt, kellel on, ütleme, turust mingil määral nagu ülevaade, sealt selle info kätte, eks ole, ja selle baasil nagu otsuseid teha. Et noh, mõtleme nagu need küsimused läbi ja see on, ja noh, mis on praktiliselt, noh, mille eest ma saan rääkida, eks ole, see digi-IT-s on igas valdkonnas. See on panganduses, terrorismivastases võitluses, sotsiaalkindlustuses, noh, igal pool on andmed, andmete kasutamine, aplikatsioonid, kõik see on nagu väga kuum teema, arenev teema, aga noh, meie ütleme, MKM-is nagu mõnes mõttes nagu horisontaalse rollina no, püüame juulis korraldame konverentsi andmete vaba liikumise teemal, digitaalse ühtse turu teemal, kus see loogika on just siis sellel nagu taaskasutusel, eks ole, et noh, et andmed, mis on juba erasektori või avaliku sektori organisatsioonides olemas, kuidas saaksid kolmandad osapooled või teised osapooled nagu nendele andmetele ligi. Okay, aga võtame konkreetse näite, et ütleme, et ma olen Tallinna linnavalitsus, eks ole, ja järsku ühel päeval otsustan, et et tegelikult, ma ei tea, ühistranspordivõrk tuleks teha kaasaegseks. Et noh, teha selle järgi, kus inimesed elavad, kus nad liiguvad, eks ole. Nii, väga hea, et nüüd meil oleks vaja teada, et kuidas nad siis nagu liiguvad. Noh, täna ma võin minna operaatori juurde või on mõned firmad, eks ole, kes mul mobiili põhjalt seda nagu pakuvad, aga põhimõtteliselt ma ju võiks minna ka Google'isse ja selle välja küsida, et neil on samamoodi need andmed olemas. Nii, et kas siis selle uue plaani järgi võiks tegelikult Tallinna linnavalitsus panna püsti mingi notice'i, et ostame 10 000 inimese andmed ja siis mina lähen ja ütlen, et ma olen nõus müüma 3 euri minu liikumisandmed näiteks. Et kas see on mingi selline plaan või mitte? Mina olen sellest niimoodi aru saanud. Ma sõnastaks selle võib-olla niipidi, et see põhiline, see use case, mis meil on nagu mõttes, on see, et nagu sa ütlesid, eks ole, et võtame mingi praktilise näite, kellelgi tuleb niisugune mõte. Tekib küsimus, eks ole, aga mis siis, kui ma teeks nii, eks ole. Ja just andmepõhiselt. Ja ta läheb sinna Google'isse või ta läheb, ma ei tea, Teliasse või kuhu mujale. Ja ta läheb näiteks autotootjate juurde või kuskile üldse kolmandasse organisatsiooni telefonitootja juurde ja küsib ta käest, eks ole, ja siis mis on väga huvitav, on sellist küsimusi ei ole nagu väga palju nagu küsitud seni. Ja üks oluline asi on see, et need inimesed, kes meil täna nagu palju töötavad sellistel kohtadel, me ei taha üldse Tallinna linnavalitsusi mõelda, aga ütleme Euroopas laiemalt, tingimata ei teagi üldse kõiki neid võimalusi, mis tehnoloogia tänapäeval, eks ole, võimaldab. Ja nüüd, kui me küsime selle küsimuse, siis mis on need takistused, mis seal ette tulevad, eks ole, ja täna nagu see põhiline regulatsioon lähtub privaatsusest. Ja just sellest, et paljudes Euroopa riikides on põhimõte, et üks organisatsioon, avaliku sektori organisatsioon ei tohi teada, mis teises organisatsioon või mida teine organisatsioon teab. Ja kas nii peaks olema? Ma ei tea, meil on hea võimalus küsida, Viljar Veep istub su kõrval, et kas nii peaks olema, et kuidas nende andmetega siis kas see on nagu selline plaan, et mina saan enda andmete kasutajaks või siis, et lepitakse kokku mingi raamistik, mille järgi minu tekitatud andmeid võivad siis need heerosed hakata oma vahel jagama kusagil, et ma ikka ei puutu asjasse. Teate, siin peaks nüüd eristama seda fantaasiat ja kuvandit, millest te nagu praegu ülemäära kinni olete, ja karmi tegelikkust. Nii, tegelikkust me muudame ju. Ja, aga miski ei käi nii kiiresti. Andmete vaba liikumine kui 5. põhiõigus. Ja ma saan aru, et andmekaitse valdkond on selline, kus toimetavad nii ühed kui teised. Et poliitikud ja aktivistid näiteks armastavad rääkida loosungite keeles, et andmete vaba liikumine ja õigus olla unustatud ja inimene on andmete omanik ja kõlavad jõle hästi, eks ole, jõle seksikalt, müüb. Aga kuidas nagu tegelikkusega on? Mina kui andmete omanik. Sina oled andmesubjekt, mina olen ettevõte, sa oled mulle millegi eest maksnud, sa oled minu raamatupidamisindeksites ja registrites. Tulen mulle rääkima, et need andmed siin minu registrites on sinu omad. No. Ma naeran su välja, minu jurist naerab su välja ja kohus naerab su välja. No ei lenda päris niimoodi.
Ja selle vaba liikumisega teate, et kuidas nüüd nagu võtta, et võtame need olemasolu vabadused, need 4. Et ise me saame liikuda, ka füüsilised andmeid kaasa vedada, saame. Kaupu saab liigutada, kaup võib olla ka immateriaalne. Teenused saab piiriüleselt pakkuda, ikka saab, eks ole. No nagu juba liiguvad ju, et veidi on see nagu lahtised uksed sisse murdmine, veidi. Mitte päris, sellepärast et see, ütleme, kui me eristame andmemaailma, ütleme ka seesama Google, on selline, et tal on andmemassiive, mis ei ole seotud konkreetselt sinu või minu või meie või teiega. Ongi selline suur massiiv ja sealt tuleb siis toredasti kasumit. Ja on asjad, mis on konkreetse inimese kokku viidavad. Ja täiesti erinev, kui me võrdleme nüüd näiteks naftat, kuidas see puurtornist välja tuleb ja lõpuks muutub bensiiniks sinu autopaagis, siis aga selle algselt puurtorni omanikul ei ole nagu enam mitte mingit pistmist sellega, mis sinu bensiinipaagis on. Isikuandmetega ükskõik, kuhu nad nüüd nagu lähevad, senikaua, kui nad on kokku viidavad sinuga, minuga, meiega, siis mingid õigused meil ikkagi peaks nagu olema. Me peaks nagu üldiselt teadma, kus nad on, idee järgi peaks see kõik tuginema mingisugusele lepingule, mille me oleme sõlminud, või nõussolekule, või meie enda sellisele tahteavaldusena kuskile nii-öelda üles ributada ja vabaks anda. Et ütleme, need õigused nagu on garanteeritud, isegi kui sa tuled minuga ettevõtjaga õiendama oma andmete pärast minu raamatupidamise andmebaasis, et mingid õigused su kahtlemata on. Nüüd vaba liikumine ja andmete ülekantavus. Et see muutub Euroopa Liidu seaduse jõuks 25. maist 2018 andmekaitse üldmäärusega. Tuleb möönda, et see on üsna selline lahja põhimõte. Et jah, ütleme, kui me räägime sellest loosungi keeles, et inimene kui andmete omanik, siis tõsi, see on samm sinnapoole. Seni sa võisid õiendada, seni sa võisid küsida, mis mul sinu kohta on, ja võisid nõuda korrektiive, kui see, mis mul sinu kohta oli miskipärast mitte õiguspärane. Ma võisin ka erasektorist küsida. See õigus on, mis täna kehtib ja mis jääb ka edaspidi kehtima, käib nii avaliku kui erasektori kohta. Sa võid minna asutusse, sa võid minna eraettevõttesse, juhul kui neil on sinu kohta andmeid. Tuleb nii Euroopa andmekaitse seadusest, ka avaliku sektori osas, ka Eesti põhiseadusest. Ei midagi uut päikese all. Aga vaat see ülekantavus, see on nüüd samm edasi. Ma ütleks, et see on andmekaitseõiguse uuenemises järgmine aasta kõige suurem sisuline muudatus. Ega muu on üldiselt... Mis see tähendab, see ülekantavus? Seda, et sa võtad minu juurest, kui ma olen sulle teenusepakkuja ettevõtte, ja lähed ära Märdi juurde, ettevõtte A juurest lähed ettevõtte B juurde. Võtad kaasa, aga see on nüüd see loosungi poole, võtad kaasa. Mul on ju ka kohustused. Ma olen raamatupidamiskohuslane. Ma olen maksumaksja. Mina nüüd Maksuametile ütleme, et meil enam selle tehingute kohta andmeid ei ole, sest ma andsin kuskil ära sinna Märdile. Ma ei saa ju niimoodi öelda. Ehk siis, moodne ajastu, digimaailma andmeid kopeeritakse. See, mida mina pean hoidma, sest seadus kohustab mind hoidma raamatupidamise ja maksunduse mõttes, või meil on sellevaheline leping, et mul on sellised asjad sellisel eesmärgi nii kauaks, see kehtib. Teine pool on see, et sa võid nüüd võtta kaasa ja minna mujale. Kuidas see põhimõte tegelikult ellu rakendub, issand ise teab. Sellepärast, et siin on üks tore aga, et ainult minu andmed või minu kohta tekitatud andmed või minu ja teiste andmed. Ütleme, kui sa ise sõlmid minuga lepingus, sul on mingisugused arved, mingid tehingud, puhtalt sinu enda omad. Okei, pole küsimust, võta ja mine. Ütleme siis täpsemalt tehniliselt kopeeri ja mine. Või ma ise kopeerin ja saadan. Nagu üldmäärus ka lahkelt võimaldab seades tingimuse, et kui tehniliselt on võimalik. Teine pool on, et kui ma nüüd ehitan selle peale mingit analüütikat, mis profileerib sind kui lugupeetud klienti, et ma saaks sulle ikka rohkem raha eest müüa, siis see analüütika enam ei ole sinu poolt tekitatud. See on minu poolt tekitatud, minu kui teenusse pakkuja poolt. Sellele kaasas kantavus ei laiene. Aga kolmas aspekt, et üldiselt andmed, mis teenusse pakkuja juurde tekivad, ei pruugi olla ainult sinu kohta käivad. Oled pangaklient, oled. Kui sa teed panga ülekandeid, siis harilikult on see ka teine pool. Sa ei ole muhv, kes teeb iseendale kirju saadab. Aga nüüd see teine pool, kes sulle raha saatis või kellele sina raha saatsid,
võtad siis ka kaasa kolmanda osapoole omad ja lähed sellega ka kuskile mujale. Kolmas osapool hakkab selle peale lärmama. Täpselt sama on sinu sideandmetega. Sa üldiselt eelista mitte iseendale või saada, ütleme siis, e-kirju iseendale või SMS-e. Või kui sa sotsiaalmeedias kolad, siis sinu Facebooki seina peal on väga palju, ma ei mäleta, kas ma olen seda kunagi kommenteerinud, aga ilmselt olen. Et võtad ka kaasa või lähed nüüd ära Facebookist reiti või? No ikka ei lähe, siis ma hakkan selle peale jaurama. Kus sa minu kommentaariga läksid? Et see andmete ülekantavus tuleb, aga ta on üpris nii-öelda siis kolmemõõtmeline ja see ülekantavus tegelikult puudutab siis 3 mõõtmest ainult ühte mõõdet. Aga me, eks ole, loeme ja kuuleme iga päev, et Facebook jälgib mind, Google jälgib iga sammu, mis sa netis teed, eks ole. Ja need on minu tekitatud andmed. Kas mul siis tekib õigus saata neile kiri ja öelda, et mitte ainult, et mida ma olen umbes siia seinale kirjutanud, vaid mida te olete minu käitumise kohta kogunud. Palun andke siia. See õigus on praegu olemas, selles mõttes, et ma võin tutvustada ühte saiti, on personaldata.io, mis tegelikult vahendab selliseid päringuid nendele teenuspakkujatele, siis, et seal on päringud nii siis riigiasutustele kui ka siis eraettevõtetele ja üks suur valdkond on seal päringud Facebookile just. Et Facebookilt saada kätte kõik andmed, mis Facebookil on sinu kohta. Ja huvitav on see selle poolest, et tegelikult kuna Facebook peab sinu kohta tõesti kõik andmed andma või siis ühte puha, mis teine ettevõte, siis see tähendab ka seda, et see puudutab igasugused väikseid tehnilisi andmetükikesi, igasugused küpsised, IP-aadressid, mingisugused logid. Tegelikult peab see kõik olema mulle kättesaadav, sest see kirjeldab mind, eks ole. Ja praegune seadus lubab seda. Ja inimesed on siis teinud selliseid, need, kes nendest andmetest huvitavad, eks ole, nad on siis koondunud ja üks selline sait on siis olemas, mis mulle on päris huvitav, et seal on tegelikult päringud näiteks ka sellele Cambridge Analyticale, mis kasutas andmeid selleks, et siis teha praegu selle president Trumpile kampaaniat ja seal on igasugused huvitavaid päringuid, et seal on, minu meelest on seal ka mingile Eesti asutusele on päringu blankett olemas, et ma täpselt ei mäleta, mis see oli, aga ühesõnaga see on mingisugune valdkond, kus tegutsetakse. Ühesõnaga, võtame Facebookist, aga me arvuti kõvaketast läheb umbe siis. Nii ongi muide. Ei võib-olla läheb umbe, aga õigus on olemas, õigus küsida. No tegelikult on niimoodi, et kui mina Märt Põder saadan Facebookile e-maili, et andke mulle minu andmed, siis neil on mingi standard hunnik andmed, mida nad mulle annavad, ütlevad, et need on sinu andmed. Ja siis ma ütlen, et aga need pole kõik andmed, ma tahan kõiki andmeid, ma tahan neid teisi andmeid ka. Ja siis nad hakkavad ütlema, et okei, need meil ei ole. Siis tuleb hakata vaidlema ja öelda, et aga need küpsised on teil ka, need teised asjad on ka, kolmandad asjad ka. Ja nii palju, kui ma suudan siis nagu öelda, et neil on midagi ka, siis nad peavad seda järjest andma. Ja lõppkokkuvõttes siis millega niisugused, ma ei tea, siis ütleme, selle privaatsuse huvilised häkkerid tegelevad, nad püüavadki siis kuidagi teiseste jälgede kaudu siis nagu kindlaks teha, et mis andmeid tegelikult ettevõtetel on ja püüavad neid välja nõuda ja siis nagu katsetavad. Aga niikaua, kui seal ei oleks ärimudelit küljes, eks ole, siis ta on aktivism. Ei, see on ärimudeliga, selles mõttes, et kui ma tahan saada andmeid Facebookilt ja ütleme 10 000 inimest tahab üle Euroopa veel, siis igaüks annab €1 ja sellega... Ei, ma mõtlen, aga nendel andmetel ei ole iseenesest mingit väärtust. Muidugi on. Ma ei saa neid müüa kellele, keegi ei osta. Muidugi saan, miks ei osta, ma võin praegu andmeid müüa nii, nagu ma tahan, selles mõttes, et selleks ei ole vaja uut seadust. Ma võin müüa sulle oma andmeid, mis mul on kuskil minu kohta. Ma võin Facebookilt neid küsida ja sulle müüa. Miski ei takista seda. Selles mõttes andmed liiguvad praegu täiesti vabalt. Et selles ei ole küsimust. Et tegelikult see andmete vaba liikumine, et see kontseptsioon üldse, et kuna see on koos sellega andmete omanduse kontseptsiooniga, siis on need omavahel vastuolus. Et me räägime andmete vabast liikumisest, mis tähendaks justkui seda, et kõik liigub vabalt ja samas me räägime sellest, et mul on õigus piirata oma andmete liikumist. Need on 2 asja, mis tuleb kuidagi omavahel siduda ja hetkel nad ei ole seotud. Ja mingis mõttes huvitav näide selle kohta on tegelikult see, et meil on selliseid asju tehtud ennegi, kus öeldakse, et need andmed kuuluvad ilma mingite küsimusteta nende tekkimisel kohe nende andmete tekitajale. Ja selle asja nimi on autoriõigus. Ma loon mingisuguse teose ja mul on õigused sellele teosele kohe alguses ja need jäävad mulle, neid ei saa võõrandada, ma võin need müüa edasi. Ja me teame, mis tähendab autoriõigus internetis, et see on mingisugune üks õigusvaldkond, mida pole internetis suudetud jõustada. Et me räägime piraatlusest ja sellest, et autoriõiguse rikkumine on nagu igapäevane tegevus ja ma arvan, et statistika ei ole muutnud, et jätkuvalt on üle poolte Eesti inimeste, need, kes tegelevad piraatlusega ja tegelevad sellega teadlikult ja väga ei häbene ka. Okei, aga kui see nüüd nii, nagu sa ütled, siis äkki lugupeetud paneel oskab kommenteerida, mida see muutus tähendab siis? Et kuidas seda asja jõustada, et kui mul on isikuandmed
ja need tekkimisel kuuluvad kohe mulle, siis kuidas seda jõustada? See on ju nagu, see tuleb samamoodi jõustada nagu seda intellektuaalomandi õigust, aga mida ei ole suudetud jõustada, nii et see on lahtine küsimus. Mida see andmete vaba liikumise tulevane kontseptsioon tähendab, kui see on sinu väitel juba kõik olemas rahulikult? Ei no, andmed liiguvad vabalt, see on ju selge. Selles mõttes, et meil on kaabel, kaablist liigub kõik vabalt läbi. Kui meil on mingisugune seadus, mis ütleb, et ei tohi liikuda, siis võib öelda, et ei tohi liigutada ja siis võib olla, et mingisugune tehniline meede, mis siis takistab selle liikumist ka. Aga neid tehnilisi meetmeid üldiselt väga palju ei ole, sest et raske on öelda, mida siis tohib liigutada, mida mitte, et enamasti on need ikkagi pehmed meetmed, et see seadused, mis karistavad, kui keegi midagi valesti liigutab. Aga ma ei tea, mis paneel arvab selle kohta. Minu meelest see on tõesti vastuoluline ja meil on halb näide intellektuaalomandi õiguse näol, mida üritati internetis jõustada ja ei tuldud välja ja nüüd me tahame uut sarnast õigust, mis tegelikult tahab panna piirid peale millelegi, millel nagu loomulikult ei ole piire, et kui ma vaatan teid siin, ma tegelikult näen teid, ma saan teie andmed endale, need on mu mälus nüüd, eks ole. Ja nüüd, kas teil on siis õigus nendele andmetele ja kuidas te seda õigust jõustate või kes seda jõustab? Ja see on lihtne näide, aga see tegelikult rakendub kogu sellele valdkonnale. Ja ma tõesti ei kujuta ette, mis on see tehniline lahendus, millega seda jõustama hakatakse. Või on siis see juriidiline lahendus? Nii et arutame. Tavaliselt ei ole see tehnoloogia võimaldab nii ühte kui ühte teistpidi teha, eks ole, see on pigem taandub nendele reeglitele ja lihtsalt kokkulepetele, eks ole, meil üks ettevõtja ütles, et miks ei või olla nagu reeglid nii, et kui inimene ütleb, inimene ja ettevõtja lepivad kokku, et nii nagu kokku lepivad, siis nii võibki olla, eks ole, miks peab sellel teel takistus olema, eks ole. Ma ei oska, see sõltub alati nagu sellest konkreetsest kontekstist, kas nagu seadust tulenevalt piiranguid on, eks ole, aga me tahtsin ühe asja öelda eelmise arutelu juurde veel. Ma võtsin oma Facebooki andmed välja, see oli umbes 130 mega, mis Facebook mulle andis, eks ole, aga see oli siis see, mulle saadeti meilile zip-fail, eks ole, aga saab ka API kaudu võtta. Ja sellised lahendused on täna töös, eks ole, Facebook, Google, teised ka võimaldavad API kaudu, võimaldavad nagu teenust isegi pakkuda selle kaudu, lihtsalt näiteks autoriseerida ennast, eks ole, teise teenusepakku juurest ennast tänu nende andmete abil. Aga meil Euroopa Liidus tehakse eelnõusid, kus fookus on sellel, et selle asemel, et nagu inimene, ettevõtja, võtab mingid dokumendid kaasa, eks ole, ja läheb nagu teise riiki ja peab seal, ütleme siis mingisugune loamenetluse või teavitusmenetluse käigus, eks ole, ennast nagu enda nagu omadusi põhimõtteliselt, eks ole, kas ta on asutatud juriidilise isikuna, kas tal on mingisugune see või teine luba olemas või kas tal on mingi kompetents olemas, seda siis paberi peal tõendama, eks ole. Nüüd komisjoni lahendus, teatud valdkondades on see, et paneme siis sinna ametnikud vahele. Et ametnik siis ütleb teisele ametnikule, et tõesti on hästi, eks ole, aga meil on ju Eestis olemas andmekogud, mis on avalikud, palju suures osas, eks ole. Miks ei või see sama info olla sellele ametnikule kätte saada, miks ta peab seda nagu üle küsima, miks ta peab kohale tulema, hästi palju sellised küsimused, ja laias laastus see on mõtteviis, see on nagu lihtsalt selles, et kuidas sa nagu tahad asju teha, kuidas sa oskad asju teha ja kuidas sa usaldad. Eks, et ka see arutelu tuua, eks, ning erasektori poole pealt saan veel tuua selle, et me oleme, kui me oleme seda arutelu nagu edasi proovinud viia, siis ütleme pangad, telkod, neil on hästi palju andmeid ja neil on võimalik teha nende andmetega väga palju ägedaid asju. Mis annaks, sõltub nagu olukorrast, aga annab nagu potentsiaalselt väga palju kasu, eks ole, siis sellele lõpptarbijale. Võib teha koostööd teiste eraettevõtetega või riigiga, aga nad tihti ei tee seda, sest nad ei tea, kuidas see nagu selle kehtiva regulatsiooniga nagu kokku sobib, eks ole, et kas see nagu läheb privaatsusega vastuollu, ja hästi paljud nagu on hästi palju olukordadest, kus reeglid on ebaselged. Ja kui ei oleks seda ebaselgust, oleks seal potentsiaalselt väga ägedaid asju võimalik teha, mida täna ei tehta, eks ole, ja selles mõttes on nagu, peame väga oluliseks seda arutelu pidada. XD on selles mõttes suurepärane näide, XD tegelikult ei ole see tehnoloogia, eks ole, see tehnoloogia on väga lihtne. Küsimus on nendes kokkulepetes ja selle standardiseerimises, eks ole, et nagu
et sul on üks turvaserver ja siis see, kuidas sõnumid vahetatakse, see on nagu, see taandub sellele kokkuleppele, kuidas erinevad organisatsioonid omavahel kokku lepivad. Ja pigem nagu arutelu nagu sinna suunata, mitte sellele, et paneme piirid ette, sulgeme, mis ei ole tingimata eesmärk, aga... Peaksime eristama tegelikult mingi põhiasjad praegu. Ma ei saa aru, kas me räägime siin mingisugustest ettevõtete andmetest või räägime isikuandmetest. Et kui me räägime siin institutsioonidele kuuluvatest andmetest, siis meil on niisugune kontseptsioon nagu avaandmed, eks ole. Yeah. Et siis on meil niisugune kontseptsioon nagu siis XD, mis siis tähendab andmed, mis on avatud siis teistele institutsioonidele, eks ole, lepingu alusel. Ja siis on meil siis isikuandmed, millele rakenduvad mingid reeglid, eks ole. Ja kui me räägime nendest kõigist segamini, siis see jutt ei vii kuskile. Minu meelest nendeks sina rääkisid praegu segamini nendest avaandmetest ja siis isikuandmetest. Ja nendele rakenduvad täiesti erinevad reeglid ja ma arvan, et sellel on põhjus. Nõus, mul on selline ettepanek tegelikult, et kui me, alati kui me ise jääme hätta, eks ole, siis tasub vaadata kõrgema jõu poole. Ja ma tahaks tuua mängu, et nii president Toomas Hendrik Ilves kui peaminister Taavi Rõivas on esinenud erinevate kogude ees Euroopas, pidanud avalikke kõnesid või teinud avalikke avaldusi, kus nad on öelnud, et free movement of data, andmete vaba liikumine, uus suur algatus, peaks saama 5. Euroopa Liidu põhiõiguseks. Mida nad mõtlesid sellega? Siin on üks asi, ma saan... ma üritan ja ma ei usu, et võib-olla ma ei tea, kas keegi siit avaldab. Mis tähendas? Mida nad mõtlesid sellega? Läks president Ilves või Rõivas oli Milanos või kusagil esines inimestel, ütles free movement of data, Euroopa Liidu uus põhiõigus. See andmete vaba liikumine iseenesest see on üks idee, mis pärineb niisugustest dereguleerimise huvilistelt majandusteadlastelt. Tegelikult Euroopas on seda arutatud päris pikalt, et mida see tähendab ja miks see hea on. Ja mingis mõttes selle, kuna see on majanduse valdkonnas pärit idee, siis selle loodetakse majanduskasvu sellest, et vähendatakse siis mingisuguseid kodanike õigusi või põhiõigusi. Et kui praegu näiteks kaitseb isikuandmeid, siis andmekaitse regulatsioon, mis siis täieneb ja muutub veel tugevamaks, eks ole, siis tegelikult sellega, kui me nüüd ütleme, et kõik andmed peaks kuuluma isikule endale ja ta võib neid müüa, me tegelikult tahame monetiseerida selle õigusküsimuse ja justkui nagu teha mingisuguse tagaukse sellesse andmekaitsesse, et kui isik tahab oma andmeid müüa, siis sõltumatu andmekaitsereeglitest võib ta seda teha ja siis on andmekaitse mingis mõttes tühistunud ja see on see idee, mida need majandusteadlased vähemalt mõtlevad. Et saaks võimalikult palju andmeid müüa ja ma käisin ühel konverentsil, oli My Data konverents oli Helsingis ja siis seal Taavi Kotka pidas kõnet ja ütles tõesti, et vaat kui andmete vaba liikumine tuleb ja siis on see, kus on siis mul eraisikuna õigus oma andmeid müüa, siis inimesed hakkavad selle äri tegema. Ma hakkan oma andmeid müüma ja siis ma olen ettevõtja ja ma saan rikkaks. Ja vaadake, et te kõik hakkate oma andmeid müüma, müüte oma andmeid maha ja olete siis väike ettevõtjad ja see on nüüd niisugune boost ettevõtlusele. Ja minu meelest see on nagu kõige lollim idee üldse, mis võimalik selles mõttes. Aga see ongi, mina olen ka niimoodi aru saanud, see ongi see andmete vaba liikumise kontseptsioon. Sa väga hästi kirjeldasid selle ära praegu. Ei, see on trollimine, selles mõttes, et Eestil on vaja eesistumise ajaks ideed, millega nagu teisi närvi ajada, et ütleme andmete vaba liikumine, ütleme samal ajal andmed kuuluvad mulle, eraisikule ja see on nagu vastuoluline idee ja ma lükkan selle ette ja siis alguses on sul Euroopa mingisugune ametnik või keegi kuskilt ütleb, päris huvitav, ma polegi sellele nii mõelnud päris, eks ole. Ja siis ongi tähelepanu on võidetud, see 5 tähelepanu minutit, kus ülejäänud seltskond arutab selle asja üle, mida ütles sul Taavi Rõivas või kes need veel olid? Ilves ka, eks ole. Võt siis see täidab oma eesmärgi. Aga sa arvad, et see on trollimine, et seal taga ei ole mingit... See on natuke trollimine, siin see mõttes, et Madis ütles ka, et ei ole nagu kuskil selgelt kirjas, mis see on ja miks see on, eks ole. Et see on üks idee, mis on korjatud kuskilt mingite majandusteadlaste debattidest, toodud siia nüüd lauale ja sellega me hakkame siis nüüd Euroopa Liidu eesistumisel tähelepanu võitma, arutelusid tekitama ja kirjutatakse artikleid, küsitakse küsimusi, lõpuks võib-olla tuleb mõni mõistlik idee ka välja, aga hetkel seda ei ole tulnud. Aga mis sellele ideel viga on, et mina mingi oma andmeid, kellele tahan ja miljardid muudkui... saan praegu teha, et ma kujutan ette, mida võiks riik teha, mis oleks päris mõistlik. Et mitte nüüd XD-st me natuke siin rääkisime, aga on teine asi olemas, mis on siis need hajutatud krüptorahad ja hajutatud usaldusvõrgustikud. Ja on selline võrgustik nagu Ethereum, mis on siis põhimõtteliselt platvorm, kus saab kirjutada usaldus niisuguseid rakendusi ükstapuha mille jaoks. Ja
ma kujutan ette, et selle süsteemi raames saaks kirjutada niisuguse rakenduse, kus inimesed oma isikuandmed toovad siis nagu turule, et isikuandmete turg luua. Ja vot selline tehniline lahendus, kui seda Eesti riik nii-öelda kuidagi sugereeriks, toetaks, arendaks ja ütleks, et see on see, mida me tahame, siis see oleks tehtav, aga ma ei kujuta ette, kas nüüd riik peab hakkama siis kirjutama uut Bitcoini või et nagu protokolli. Et kehtestame Bitcoini protokolli või siis nagu isikuandmete müügituru protokolli, et siis teeme innovatsiooni. Mina olen aru saanud, et börs ongi selle asja nagu kauge mõte, eks ole, ja et sõltuvalt sellest, kui huvitav inimene ma olen, on minu andmed väärtuslikumad. Et kui mul on näiteks mingi tõbi kallal, mida on 1/10 miljonil, eks ole, ja ma olen nõus näiteks müüma oma teatud, ma ei tea, mingid meditsiiniandmeid, et siis need on jube väärtuslikud, sest need see on defitsiitne kaup maailmas, eks ole, aga kui ma lihtsalt sõidan hommikul Viimsist tööle ja õhtul tagasi, siis see kaup ei maksa eriti palju, sest kõik sõidavad. Ei no see on igast nüansse, tegelikult on sellest andmest mulle ka kasu, et kui ma tahan oma isikuandmeid anda näiteks arstile vaatamises, mida ma teen ja siis ta saab selle põhjal mingeid järeldusi teha või oma mingisuguseid muid tegevusi plaanida, et igasuguseid äppe ja asju on, kuhu ma oma andmed lükkan sisse ja saan sealt mingit huvitavat infot endale. Et ka selle tõttu on tegelikult see andmete teisaldatavus väga oluline asi, eks ole, et ma saaksin neid anda. Et ma võin küsida, ütleme, ma küsin Elionilt oma andmed ja annan need pangale ja siis ma saan mingit infot või ma küsin arstilt andmed ja annan nad, ma ei tea, kellelegi muule autoremondi töökojale ja saan jälle mingit infot. Et ma saan oma andmeid panna kuidagi omavahel tööle. Ma saan aru, et see mõte oleks ikkagi see, et näiteks, et ma ei tea, et kui BMW tahab osta Google'it minu kohta minu tekitatud mingid andmeid, eks ole, täna läheb ta Google'isse, Google saadab nad pikalt, aga siis tal tekib õigus neid osta ja tegelikult läbi minu. Mina ütlen, et müüge. Et seal mingi no see õigus on ka praegu olemas, aga ma ütlen, et lepingud on ilmselt keeruline sõlmida, et juristid suudavad seda ilmselt teha, aga lihtsalt, et see dimensioon ka, et see ei ole BMW ostab Google'ilt, mina võin ise tahta oma andmeid kasutada, ma küsin ettevõttelt oma andmed, et anda need teisele ettevõttele, mis siis nende andmete põhjal mulle midagi olulist teeb, eks ole, mingit teenust pakub. Et see on minu meelest oluline dimensioon siin. Palun, Viljar. Kuulge. Me oleme jälle vist väga kuidagi metsa läinud või sa oled siukse näoga, et... Jah, ei ma mõtlen, et kui te räägite nüüd turust, et keegi väga kibeleb müüma, et siis see värk ei hakka lendama, kui pole seda poolt, kes tahab osta. Et mina ei tea, kas sul õnnestub niimoodi Facebookist kõik see 13 megabaitti palju? 130 olevat. 130 ja minna siis Karabeiniku juurde, ütelda, et võta nüüd see reiti ja anna mulle selle eest raha ka. Ma ei ole selles päris kindel. See Google'i näide, et ta teab, kuidas me, kuhu ja mis sagedusega me liigume, mida teavad ka tegelikult kohalikud telefonifirmad, siis on nüüd jälle küsimus, et kes seda osta tahab. Seda võib tahta osta autotootja, seda võib tahta osta linnaplaneerija. Oi, aga neid andmeid tahetakse väga osta tegelikult. Ei ole üldse küsimust, aga küsimus on, et kelle käest osta. Et vaata, kui nüüd kõik need, kes Tallinnas näiteks liiguvad, lähevad ükshaaval pakkuma, ükskõik kellele, siis ta pigem eelistab pöörduda, mitte ta ei eelista pöörduda, vaid ta pöördubki. On juba pöördunud näiteks kohaliku telefonifirma poole ja ütle, et jaga meile seda andmemassiivi, jaga seda umbisikuliselt. Pole probleemi ja müüaksegi. Ja sa ei saa sinna kätte ette panna, sest see ei ole enam seotud ära sinu isikuga, vaid see ongi anonümiseeritud üldine andmemassiiv. Ja sa ei saa sealt ka midagi ja mitte midagi ei saa. Jah, nii ongi. Ma kas peaks hakkama saama siis või kuidas see on, et kui nüüd minu anonümiseeritud andmeid erastatakse, kas siis ma saan selle eest raha küsida või võib-olla Madis teab selle kohta midagi, et kuidas see plaan on siis? Kui konkreetne see eelnõu on juba? Kuulge, ma hindan teie huumorimeelt. Meile eesistumise lõpuks meil ei ole ühtegi selget nagu ütleme otsust, eks ole, plaanis. Pigem on nagu ikkagi see arutelu ütleme 3 faasis, eks ole. Üks on, meil on riikides reegleid, mis ütlevad, et selle ettevõtte näiteks raamatupidamise andmed peavad asuma selles riigis. Kas nii peaks ikka olema? Kas meil oleks vaja riikide vahel või ütleme siis mitte meil, vaid ettevõtetel ja inimestel tuleks kasuks, ma ei tea, digiretsept või see, et kas sa oled äriregistris, mis andmed äriregistris sinu kohta on, eks ole, andmed avaliku sektori organisatsioonide vahel täpsemalt vahetada, eks ole. Eestis on see XT-ga lahendatud, eks ole, üle-euroopaliselt meil ei ole nagu sellised lahendused. Ma saan, et üle-euroopaline XT lepitaks kokku või? Põhimõtteliselt, tehniliselt on üle-euroopaline XT juba olemas, eks ole, me võime seda sama Eesti XT-d nagu skaleerida üle-euroopaliseks, aga see taandub kokkulepetele, et miks ja kuidas me seda teeme.
Euroopa Komisjonil on need tehnilised nii-öelda ehituskivid, nagu need kutsuvad olemas, eks ole. Nüüd on nagu lihtsalt see, kus ja kuidas me kasutame. Andmevahetus nagu toimub. Ja siis kolmas osa on siis see, et kuidas meil on terve hulk, nagu ütleme, halli ala, kus üks või teine organisatsioon teab inimese kohta andmeid. Meie riigina püüame, eks ole, olla võimalikult läbipaistvad, väga tänuväärne projekt, mis RIA tegi, eks ole, andmejälgija, see, et sa näed nagu, kes on sinu andmeid vaadanud, eks ole. Erasektori poole peal nagu sellist läbipaistvust alati ei ole, eks ole, ja seal on ka probleemid sellega, et nagu kuna on need sinu isikuandmed ja kuna need ei ole sinu isikuandmed, näiteks nagu see auto näide või see traktori näide, eks ole, ja kui see võimaldab neid andmeid efektiivsemalt ja majanduses nagu ära kasutada, siis miks mitte neid probleeme täpsustada, aga meie majandusministeeriumi ei ole need, kes ütleme, defineerivad selle probleemi, pigem on need ettevõtjad, need on inimesed ise, eks ole, ja nüüd eesmärk on lihtsalt nagu fookust viia sinna ja võimaldada seda teha. Muidu Viljar defineeris selle probleemi, et see, et keegi ei taha mult isiklikud andmeid osta. Et kui mina niimoodi erialalt filosoofina ja hobilt häkkerina mõtlen sellele, kuidas seda probleemi lahendada, siis on tuleb andmeid müüa siis kambaga koos. Ja selleks on lihtsalt tehnilist platvormi vaja. Ja neid tehnilisi platvorme, kus inimesed panevad oma, teevad ühispakkumisi või midagi sellist, on hooandja, näiteks inimesed on ühisrahastus, miks ei või olla ühisandmete pakkumise platvorm. Et ma vaatan, mis ettevõtted andmeid tahavad ja siis ütleme, panen kirja, et mina olen nõus nagu sellistel tingimustel müüma ja et kõik, kes teevad pakkumised, siis klikin õhtul läbi, et müün sellele, jälle tuleb 20 € näiteks. Mulle tegelikult, ja teine asi, mulle ikkagi tundub, et kui me vaatame natuke tulevikku, eks ole, et siis ühe selle andmekaubanduse laine me oleme maha maganud, et see ikkagi, et meil on telefon taskus, eks ole, ja see on tegelikult Google'i silmad ja kõrvad, ilma milleta ei toimiks neil Maps ega üldse pool asja, ja need andmed me anname ise, eks ole, kasutuslitsentsiga neile ju ära, et see ongi see diil. Et selle me oleme kuidagi maha maganud, aga kui me nüüd tuleme selle auto näite juurde tagasi, et siis ma saan aru ja ma kujutan ette, et näiteks see sama autode poolt genereeritavad andmed muutub tulevikus tõenäoliselt olulisemaks kaubaks võib-olla kui see auto ise. Ehk et mina sõidan selle autoga ringi, näiteks kõik liiklusolukorrad, tänavaaugud, eks ole, et see auto muutub samasuguseks andmegeneraatoriks, nagu täna on telefon. Ja telefoni puhul me magasime maha selle võimaluse, et see raha liigub kuhugi Google'isse ja sinna jääb. Kes on me? Ma ei tea, Euroopa Liit, inimesed, ükskõik, et see raha liigub Google'isse ja sinna ta jääb. Et siis äkki on, ma pakun jälle välja võimalused, äkki see on katse mitte maha magada nüüd seda teist lainet, eks ole, et nüüd kui kogu maailm meie ümber nagu muutub andmegeneraatoriks ja see andmetest saab selline kullavääriline kaup, et siis takistada seda olukorda, kus need hakkaks ka liikuma lihtsalt kõigisse peaasjalikult tõenäoliselt USA suurfirmadesse laiali, kes siis hakkaksid neid müüma. Et kehtestaks siis enne regulatsiooni ja ütleks, et ei tohi. Need on minu andmed, kui tahad, müüme koos või mina müün hoopis. Et ei ole nii, et mina ostan endale Tesla, maksan kõigepealt selle eest ja siis Tesla veel nagu kasutab tegelikult mind kui töötajat enda jaoks, et ma toodan talle mingit kaupa, mille ta veel maha müüb, et ta saab 2 korda raha mu käest. See on nagu naljakas, selles mõttes, et isikuandmete kaitse see raamistik tugevneb ja siis samal ajal me arutame, et tahaks mingit veel tugevamat isikuandmete niisugust kaitse asja või isikuandmete omanduse asja lausa. Ei võtta ette, kuidas see nagu debatt üldse sobib, selle isikuandmete kaitseregulatsiooni oli pikka aega arutatud ja nüüd me tahame siis selle arutelu kõrvale lükata ja öelda, et hakkame täiesti nullist pihta ja hakkame rääkima andmete omandusest. Et see on nagu veider. Viljar? Tulles tagasi turu juurde, et siis meie kui need üksik andmeomanikud, ühesõnaga, et me saavutame massi efekti, kui 10 000, 100 000 ühesõnaga pakub seda mingi ühise platvormiga. Nendele, kes seda tahavad osta, ükskõik, kas see käib meie liikumise, telefoni kasutuse või veel 100 ühesõnaga muu elu aspekti kohta. Nüanss on selles, et sellest 3 dimensioonist meie saame pakkuda ainult seda ühte dimensiooni. Mis on need 3 dimensiooni? See enne ei nimeta 3 dimensiooni on see ühesõnaga, et otseselt minu antud toorandmed, siis on toorandmed teiste inimeste kohta ja selle peale ehitatud analüütika. Et kui ma nüüd olen see monopolist või ütleme mingisugune suur ettevõte, kelle kätte nad koonduvad, siis temal on kõik 3 aspekti. Ta anonüümiseerib ära ja müüb seda massiivina
seda pealmiskihti, mis on meie toorandmete peale ehitatud, meie ei saa nõuda, et andke see mulle ka, ma tahan selle ka raaks teha, monetiseerida. Et see asi päris niimoodi ei pruugi minna. Aga tulles tagasi ka selle suurepärase 5. vaba liikumise juurde, siis ma selleks, et näidata, et see on mõneti lahtisest uksest sissemurdmine, siis teate, kui te avate järgmisel aastal jõustav isikuandmete kaitse üldmääruse, siis te leiate, et mis on selle asja eesmärk, selle õigusakti eesmärk. Ühest küljest siis põhiõiguste, eriti privaatsuse ja isikuandmete kaitse, ja teisest küljest andmete vaba liikumise tagamine. Ja üllatus, võtke lahti 95. aasta andmekaitse direktiiv, millele tugineb tänane andmekaitse õigusraamistik. Te leiate selle esimesest artiklist täpselt samasuguse sõnastuse. Et nagu tegelikult on selle peale juba nagu mõeldud. Kui me nüüd vaatame, nagu sa väga õigesti märkisid, et sellel andmete liigutamisel, monetiseerimisel ja piiriülesel pakkumisel on tegelikult mitu mõõdet, et on avaandmed ja muide avaandmed ei tekita mitte ainult avalik sektor. Need pole ainult riigiregistrite, ütleme, andmed, mida saab avaandmetena piiramatuks äriliseks edasikasutamiseks anda, vaid avaandmed võib luua ka erasektor või eraisikud ise. Ja see on ütleme, see teine pool, mis nii hästi ava ei ole. Ehk siis seal on igasugused piirangud, tulenevad nad siis lepingulisest baasist või eri riikides kehtivatest õigusnormidest, mis piiravad. Tegelikult, kui nüüd võtta geolokatsiooni piirangud, ehk siis erinevad kas riikide ühenduste või riikide katsed kitsendada oma inimeste kohta käivat andmete liikumist, siis eelmise aasta aprilli seisuga oli seda teinud üle 60 riigi maailmas. Kõik Euroopa riigid, siis see käib Euroopa sees, piiramise, Euroopa sees lubamise väljapoole sõnaga kitsendamise kohta ja siis järelikult ka umbes sama palju muu maailma riike. Need samad näited, sõnaga raamatupidamist, et kas sa ikka pead tingimata pidama siin, kus sinu ettevõtte asub ja ütleme, kus see jurisdiktsioon on. Et me arutasime MKM-i juures asutuste vahel andmete vaba liikumise temaatikat ka juba päris eelmise aasta lõpul. Ja vaatasime, et kui nüüd nagu tahta mingisuguseid üldisi reegleid ja õigusnorme sõnastada, mis käiksid nii avaliku kui erasektori kohta, ja ütleme ka selle, mis seal on allisalas, et on nagu üks ja teine. Kas haigla andmed, kas terviseandmed, e-tervises on nüüd nagu erasektori või avalik sektori andmed? No, nii ja naa, aga minul haiglaga on konkreetne võlaõiguslik patsiendi suhe, tervishoiuteenuste sõnaga osutamise leping. Samas ta on ka kuskil riigiregistris, ta on, ütleme, nii ja naa, eks ole. Need piirangud võib tulla sõnaga ka siis samuti lepingulises baasis, mis kehtib erasektoris kui ka avaliku sektori kohta käivatest piirangutest, kus sa võid mingeid registreid hoida, kus mitte. Et see ühesõnaga, kui tahta mingisugused väga läbivaid universaalseid nõudeid keedestada, siis see on kuradi raske. On selge ühesõnaga, et on palju riike, kes selle kohe põhja lasevad suure mõnuga. Siis ma saan aru, et MKM-i tabas selle aasta alguses suurlöök allapoole vööd, kui selgus, et Euroopa Komisjon ei tulegi välja mingisuguse õigusakti algatusega, mis vaba liikumise kohta käis. Mille kohta mina küünikuna ütlesin, et see on jõle hea võimalus teile, pidades silmas eesistumise perspektiivi. See ongi selline asi, kus nagu mingi eraldi spetsiaalse, järelikult väga retoorilise õigusaktiga peale lendamine on suhteliselt vähe praktiline. Küll aga on see koht, kus Euroopa Liit on lihtsalt uppumas igasugustesse õigusaktidesse, õigusnormidesse. Upubki ära. Ja selle asemel võiks nagu tegelda elu selle helgema külje ehk praktilise poolega. Mis on need praktilised head näited, head praktikad, head tavad, soovituslikud mingisugused tarkvaralised lahendused, mida tegelikult saaks kasutada, kus saaks ühesõnaga neid tänaseid köidikuid, mis hoiavad kinni kas siis liikmesriikide õigusest või tehnilistest lahendustest, saaks lahti sõlmida selleks, et see andmemajandus hakkaks tõepoolest paremini liikuma. See pigem ühesõnaga on selline poliitikaalgatuse võimalus eesistuja riigile selleks, et tule välja ühesõnaga heade praktikate mingisuguse kokkupanemisega. Mitte jaurata ühesõnaga järjekordselt mingisuguse deklaratiivse aktiga, mis väga hästi lendama ei hakka. Tegelikult see on hea võimalus Madise käest küsida, mis on meie 3 konkreetset eesmärki digivaldkonnas eesistumise lõpuks täidetud? Ma tahan korra tagasi tulla, et MKM-i eesmärk ei ole mingi regulatsioon tingimata, eks ole, et ma sain praegu aru sellest, kui üle-euroopalise regulatsiooniga saab välja tulla komisjon, mitte eesistuja riik muide. Ei see, et ka, et, nagu, et see, kui me räägime reeglitest ja reeglite täpsustamist, siis see ei pea olema nagu mingisugune õigusakt või see ei tähenda seda, et rohkem seaduseid, ikkagi see, kas või on see juhend või täpsustus, eks ole, ja see ei olnud allapoole vööd löök, et komisjon ei tulnud välja õigusaktiga, mille eesmärk oli just põhimõtteliselt keelata
reeglid, mis ütlevad, et juhul, kui sul on näiteks raamatupidamise andmed või muud ettevõtte sisust andmekogud, et siis need peavad olema kuskil territooriumil, eks ole, sest nad ei pea tingimata olema territooriumil, see oli selle eelnõu sisu, eks ole, et see need arutelud jätkuvad ja eks ole, see ei ole nagu tingimata Eesti fookus, vaid see oli üks algatusi, mis asepresident Ansipil oli, eks ole, plaanis. Nüüd, mis on nagu need 3 eesistumise vaatest, digivaatest, ma ise ei ole seda kokku pannud, ma saan sinna selle ettevõtte, mis Riigikantselei paneb kokku MKM-i vaatest, meil on nagu, saan nagu oma vaatest ära öelda see, et meil on plaanis korraldada konverents või siis, kuhu me tahame kutsuda, eks ole, just nii avalikust sektorist kui erasektorist, ütleme, siis andmeanalüütikat, sisuliselt nagu on see siis kuni selleni, et me räägime nagu tehisintellektist või masinaõppest, eks ole, praktikuid USA-st, võib-olla Hiinast, Põhja-Euroopast, Lääne-Euroopast, eks ole, kes räägiksid siis oma nagu sellest praktikast ja praktilistest probleemidest, eks ole, ja sealt kaudu nagu siis jõuda järeldusteni, eks ole, näiteks komisjoni jaoks, kes siis saab vastavalt siis nagu algatustega välja tulla, eks ole, et see ja pakkuda seda foorumit ning näidata poliitikakujundajatele ja ministritele, et mis juba täna toimub, eks ole, et kui me räägime mingist big datast näiteks, siis see ei ole mingi asi, mis on tulevik, vaid seda on nagu Eesti avalikus sektoris, erinevates suuremates ettevõtetes, eri pool või väiksemates ettevõtetes üle maailma, eks ole, see on ju nagu reaalsus. Nii, okei, esimene eesmärk on korraldada üks äge konverents. Nii, rääkisin selle konverentsi ja siis on ja ülejäänud laias laastus eesistuja roll ongi, eks ole, on ütleme siis see päevakava või agenda, mis on sisuliselt ette kirjutatud Euroopa Komisjoni poolt. Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidus algatusõigus, eks ole, ja siis on need erinevad õigusaktid. Meie ülesanne on läbi rääkida need ja kui me räägime prioriteetidest, siis ma saan nagu ette lugeda, mis on nagu need õigusaktid, mis on täna komisjonilt välja käidud, sinna alla näiteks MKM-i peaksin seda dokumendist lugema ja teine osa siis on see, et me teeme neid üritusi, eks ole. Selle kohta tuleb järgmisel nädalal, Riigikantselei korraldab mitmed infoüritused, kus siis täpsemalt räägitakse, eks ole, mis on kõik need üritused ja ma saan selle kohta info saata. See oli huvitav märkus tegelikult, et Viljar ütles, et võiks heade praktikate ja misuguste tarkvaraliste lahenduste näidetest nagu rääkida pigem, vähemalt korraks ütlesin, ma ei tea, kas sa seda mõtlesid päris ainult seda, aga see on üks selge aspekt, ehk siis sama näide, et andmete ülekantavus ühe perearsti juures teise, kui nad kasutavad erinevaid platvorme, mismoodi see ikka tegelikult siis nagu jooksma hakkab. Samamoodi, kui sa tahad Eestist Portugali mingisuguseid andmeid transportida, siis ta peaks kõige muuga tehniliselt ühilduma. See on päris huvitav mõte, et Eesti riik mitte ei hakkaks siis pakkuma välja niisuguseid uusi lennukaid mõtteid nagu andmete vaba liikumine või 5. põhiõigus või et andmed kuuluvad mulle alati, vaid et nagu tõesti panna kokku niisugune siis ütleme pakett nendest protokollidest ja tehnilistest platvormidest, mida saab nende andmete siis liigutamiseks ja isikuandmete pakkumiseks siis nagu kasutada. Ja iseenesest see on päris huvitav mõte, sest seda on tehtud ka, näiteks on avatud valitsemise partnerluse juures pandi kokku hästi suur nimekiri igasugustest e-demokraatia vahenditest, et see nüüd toimus siin, oli niisugune aastakoosolek neil. Ja kui siin juba käis riigiürituste propageerimises, siis ma propageerin oma üritust ka, et ma korraldan ka andmeid puudutavat üritust, et homme algab Tartus andmeajakirjanduse häkaton ja seal me siis tegeleme ajakirjandusliku andmete niisuguse esitamisega, mis oleks siis nagu kohane infoühiskonnale. Et see raamistus on tegelikult tõejärgne ajastu või see probleem tõega ja sellele siis mõned inimesed arvavad, et saab vastu astuda sellega, kui ajakirjanduslik sisu on siis võimalikult põhineb andmetel ja seda sidet nende algandmetega ei lõigata ära ja kasutatakse võimalikult palju siis infoühiskonna vahendeid nagu visualiseerimist ja ei jääda niisuguse traditsioonilise ajakirjandusliku formaadi piiresse, mis on ainult tekst, ilma viideteta ja nii edasi. Et ühesõnaga
praktiline tegevus andmetega on väga oluline ja mul on tore, et riik tegutseb ja teised tegutsevad ka ja et äkki me jõuame lõpus kuskile välja. Võib juhtuda, Villeril oli käsi püsti, kas sul on ka mõni üritus, mida sa Tead, piinlik öelda, aga mul ei ole ühtegi üritust, mina olen see, kes alati istub mõnuga võõra ree peal ja käib teistel üritustel. Kui süüa pakutakse, muidu ka meeldiv intellektuaalselt huvitav vestelda. Ma loen, et teil siiski on üritus. Mida? Ma siiski loen, et teil on üritus, okay. Et mis ma tahtsin öelda, üks pisikene detail, nagu te teate, saatan peitub alati detailides. Et tahan tõsta oma andmeid, ükskõik, mis see nüüd siis pruugib olla, terviseandmed näiteks Portugali, lähengi elama, Madeiral on hea kliima ja muidu ka selline mõnus. Okei, mul on suhteliselt unikaalne nimi, ma arvan, et rohkem selle nimelist Eestis ei ole, maailmas järelikult ka. Aga neid nimekaimusid on nad Jaan Tamm või John Smith on ikka nagu ropult palju, rääkimata sellest, et inimese nimekuju võib varieeruda, kui tema algne nimekuju näiteks on kirillitsas või araabia tähestikus, et siis nagu on 10 võimalusi teda ladina tähestikku panna. Et kuidas sa nagu ära tunned, et liigutad küll ühesõnaga Eestis Portugali, aga siis tekitad nagu segaduse, et milline John Smith sa nüüd või mis iganes seal see nimi on ühesõnaga levinud, et kes sa täpselt oled. Et üks kuratlik detail, mille peale kõik liikmesriigid tülli lähevad, on see, et kuidas inimesi unikaalselt ära nummerdada. Ehk siis see on muide üks, eriti kui me räägime nüüd avaliku sektori andmete liigutamisest. Eestile, Soomele sõnaga on väga lihtne teha seda üle lahe XD-d, sest see äratuntav isikukood istub meil mõlema siis elanikkonna küljes kinni. Aga suurel osal Euroopast, kas on see ülisalajane või on ta tõesti andmepottide ja erinevate teenuste vahel, sina kui maksumaksja, sina kui sõjaväekohuslane, sina kui patsient lahku löödud, või on sellise koodi olemasolu juba jumala teotus, nagu näiteks Ühendkuningriigis. Ja ole siis niimoodi tore ja mõistata, et milline John Smith parasjagu nüüd tuli Eestisse, et minu üks viimase projekt enne praegust ametit Justiitsministeeriumis oli äriregistri kiirmenetlus ja sinna väljamaalaste juurde lubamine. Et ei ole tore oleks, kui need investorid tulevad ja avavadki, ütleme, siin firmasid ja ostavad kinnisvara ja me saame selliseid piiriüleseid menetlusi lubada. Aga siis me põrkusimegi selle probleemi juurde, et need riigid, keda me sinna teenuste juurde 2008 aastal lasksime, belglased ja portugallased ja leedulased, nendel on meiega umbes võrreldav koodisüsteem tõepoolest olemas. Aga enamikus Euroopas seda ei ole, mis pisikene detailikene, mis juba väga palju tegelikult tõmbab nagu piire peale. Puht tehniliselt, kuidas sa tunned ära, et just nimelt see on see inimene, kui sa pead nad kokku viima. Jah, ma võin pakkuda mõned ideed, kõigil on Facebook ja kõigil on Gmail. Et võib-olla... Selle peale meil on mulle mõned aastad tagasi siin käinud Briti valitsuse digitaalteenuste direktor, kes siis seda valdkonda kureeris üle Ühendkuningriigi ja kes seletas, et tõepoolest ühesõnaga, et mis on, ütleme, üks asi on eestlase ja briti mentaliteet, mis on digimaailmast nagu väga sügavalt erinev, ja teine puhttehniline probleem on see, et mismoodi sa ära idendid selle briti, kes tuleb teenuste juurde, et nemad siis möönsid, et teatud asjade juures nad kasutavad erasektori identimist. PayPal sõnaga on siis nagu selline kõvem asi, aga et Facebooki identiteet on tõepoolest päris mitme sellise avaliku teenusse juures täiesti aktsepteeritud. Ja mis sa teed, kui sul muud varianti ei ole? Ja nii ongi. Kui keegi tahab, ma jagasin eile oma täitsa avalikule Facebooki seinale väga vahva video sellest, mis on USA, see Social Security Number, kuidas ta tekkis ja kuivõrd absurdne see tänane situatsioon neil seal on. Väga õpetlik 10 minutit oli. Aga ma avaks, ei tea, äkki on küsimusi saalil selle keerulise teema kohta, et meil on mõned minutit aega. Kui küsimusi, palun käsi püsti, saab mikrofoni ja... Ei ole? Ma vaatasin, sul oli käsi püsti. Jah, ma tahtsin, see praktiline tulemus, need protokollid, see tehnilised lahendused, need on kõik olemas. Selles ei ole küsimus. Need on Euroopa tasemel, on välja töötatud, me saame taaskasutada asju, mis on täpsusta palun, mille jaoks nüüd isikuandmed, avaandmed või siis need institutsioonid andmed? Mis andmete jaoks on olemas see lahendus? Kõikide jaoks on lahendus. Et siis riigil on olemas isikuandmete müümise turg. Aga kas saaks seda näha? Kas see on avatud lähtekoodiga veel? On. Isikuandmete turg panen homme tööle oma serveris. Saada mulle pärast see link. Seal on põhiküsimus on selles usaldusteenustes, eks ole.
et kuidas kuidas teada, et on andmevahetuse terviklikkus nagu tagatud, eks ole. Ja see, et just kelle kohta need andmed käivad, eks ole, kas on isikukoodid olemas või kuidagi teistmoodi nummerdatud inimesed, ja see samamoodi taandub kõik mõtteviisile, kas üldse on, ma ei tea, ülemkohtus on otsustatud, et isikukood kui selline on selles riigis keelatud, et sellist asja ei saa teha, eks ole, ja see andmed, ma tulen tagasi selle alguse juurde, eks ole, et see põhieesmärk ongi pidada arut selle üle, et see taandub sellele mõtteviisile, kuidas saadakse aru, eks ole, tehnoloogiast, andmetest, selle tähendusest ja nii edasi ja näidata seda nagu seda kasu poolt. Eestis tehakse uskumatult ägedaid asju, igal pool maailmas tehakse uskumatult ägedaid asju. Ja need nagu esile tuua just selle Eesti eesistumise ajal otsustajatele ja kõrgetele ametnikele. Kas meil oleks nagu selline hariduslik roll? Me peame ju koostööd tegema, eks ole, ja mida ühtemoodi me asjadest aru saame, seda lihtsam on koostööd teha, eks ole. Kui me saame täiesti erinevat moodi asjadest aru, siis on palju raskem koostööd ja see on nagu see üks põhiülesanded, mis eesistujal on. Viljar, jätan 1 minut lõppsõnaks aega sulle. Ma saan aru, et me olime mõni minut tagasi sügavalt vapustatud, väitest, et on olemas mingisugune universaalne platvorm, mis siis hõlmab kõikide inimeste identimist. Tõsijutt 2014 ja usaldusteenused ehk siis ütleme piiriülene digiallkirjandus. Et see on nüüd see koht, mis tõepoolest võimaldab, et siis tulebki erinevast liikmesriigist ja ütleme siis tema digitaalne allkirjastamisert, ühesõnaga on see, mis ta eristab. Seal on 2 aga, ühesõnaga esiteks on väga palju teenuseid, on suurem osa andmemassiive, kus seda teenust ei ole külge riputatud. Ja teine asi, et need teenused ise on mitmetasandilised. Ehk siis on riike, kes digiallkirja jagavad umbes samamoodi nagu kliendi seda püsikliendi kaardi. Et ta võib ju olla, ühesõnaga, aga ta kindlasti ei ütle, ühesõnaga, et sa oled just nimelt see õige John Smith. Ta ei ole sellise turvalisusega, nagu ütleme, need riigid, kes annavad elektroonilist identiteeti välja nagu passi. See on suur vahe. Ometi on kokku lepitud sellist terminist nagu kvalifitseeritud usaldusteenuse pakkuja, millest saadakse kõik ühtemoodi aru, eks ole, mille alla ei kuulu need näited, mis oli. Just, meil on kõik 100%, aga on riike, kus nagu 100%-st on oi kui kaugel. Kus ei ole seda 100%. Meil on tekkinud üks küsimus, vist ma sain aru õigesti, jah? Palun mikrofoni sinna. Karin Sein, Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Mul on selline küsimus, et me räägime siin isikuandmete müügist ja turust, aga kas see on üldse võimalik tulevase andmekaitse üldmääruse kohaselt? 2 nädalat tagasi Euroopa andmekaitse inspektor tegi avalduse või arvamuse, võrras seda inimelundite müügiga. Viljar kindlasti oskab seda kommenteerida. Et see on täiesti lubamatu ja seda ei saa olla. Sõber Giovanni on jälle üllatanud. Ma pean tunnistama, et mina ei ole Giovanni Buttarelli arvamust lugenud ja ta pole sellest mulle ka rääkinud. Nüüd meil on see koht, kus saame testida, kas Viljar Peebul on peas artikkel 7, mis oli lõige 4. Ei hakka Oleks väga vapustatud, mis väga kihvt, kui see oleks peas. Valmistan pettumuse. See artikkel räägib sellest, et sa saad anda nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, aga see nõusolek peab olema, eks ole, vabatahtlik. Ja see nimetatud lõige 4 ütleb seda, et see ei ole vabatahtlik, kui see on umbes nii, et see on eelduseks sellele, et sa selle kauba või teenuse saad. Ehk et sealt nad tuletasid siis, või tuletas andmekaitse inspektor selle, et tegelikult ma ei saagi anda siduvat nõusolekut oma isikuandmete äraandmiseks juhul, kui see on eeltingimus sellele, et ma saan näiteks laenu või sellesama Tesla või midagi sellist, sest see ei ole vaba. Põhimõtteliselt nagu tarkvaralitsentsi küsimus, vajutades siia oled nõus kõigega, kui ei vajuta, ei saa kasutada. Nihil novi, ehk siis ei midagi uut päikese all.
ei olegi, see on Saksa õigusest ammu tuntud, eks ole. See on ka üleüldse nii-öelda Euroopa kehtivas andmekaitseõigus, et sa pead eristama seda ühesõnaga, et sul on lepingulised suhted, kus lepingu täitmise tagamiseks töödeldakse andmeid ja on sinu siis see täiesti vaba nõusolek, mis ei tohiks olla ära seotud mingisuguse teenuse saamise või mitte saamisega, mis on ette ära linnutatud või nii-öelda väikses kirjas kuskil lepingu sappa pistetud, et noh, siin ei ole mitte midagi uut. Jah, aga lihtsalt kogu see suur idee sellest, et mina võin oma isikuandmeid lihtsalt vabalt müüa, eks ole, igale poole, et ma saan aru, et see võib suuresti selle mõtte taha takerduda, et tegelikult noh. Ja tegelikult on see, et nõusoleku alusel müümine ei ole võimalik. Nõusolek on see, et täna annan, homme võtan. Just. Ja ta peab olema nende lahti seotud ühesõnaga muude teenuste saamisest ja kõigest sellest ühesõnaga, et millega andmed müüakse, on lepingud. Mul on põhimõtteliselt lepinguline vahekord ükskõik kas Eesti teenusse pakkujaga või näiteks selle sama Google või Facebookiga, kelle teenusse tingimusi ma olen aktseptinud. Ja selle alusel juba nagu kätte panna on raskem. Juba, kas me saame veel küsimusi? Kui ei saa, siis on küsimusi? Ei ole? On, ma näen vastu prosektorit, et kellegi käsi on püsti, jah? Selline küsimus tekkis, et hetkel, no te rääkisite asjadest, mis juba toimuvad, aga nagu tulevikust pole veel rääkinud, aga kui me räägime andmetest, sest ja vaatame, millised katsetused tehakse igasuguste kilpidega, et meie andmed, nii interneti andmed kui ka igasugused autode võtmed, paroolid, igasugused asjad nagu mingi aja pärast koonduvad võib-olla ühes seadmes. Kas on kilp meie nahal või kas on mingi muu asju, kas meil käepäev või mingi muu võti, aga kokkuvõttes, et meie isiklikud andmed, terviseandmed, meie paroolid, meie pangakonto ja igasugused asjad hakkavad olema tõenäoliselt, ma võib-olla eksin, aga hakkavad olema ühes asjas. Ja tõenäoliselt on ka eeldatavasti. Tõenäoliselt on ka andmebaasid, kus kõik need andmed on olemas. Mitte ainult mõned, millest me nii palju ei muretse, meie käitumisviisid võib-olla hetkel me ei muretse, vaid kõik ülejäänu info on ka kuskil nagu kondatud ja kas see eeskätt, küsimus teile, kas see ikka areneb selles suunas? Teiskätt, kas on olemas sellised andmebaasid, mis kaitsevad meid 100%, et üldse ei ole häkitavad ehk minu kõik andmed, kogu minu elu, kõik minu ajalugu, kõik minu käitumisviisid, kaasa arvates minu pangakontod ja muu käitumisviisid ehk minu ennustatavad sammud poole aasta pärast on ühes andmebaasis, suures andmebaasis olemas ja kuskil või koos teiste inimestega ja on nagu üheselt kaitstud. Kas sellised andmebaasid, kas ei ole mõtet pisut arutada või nagu anda hinnangud sellele ka, et ühelt poolt on konkreetsed andmebaasid, mis on nagu paljude inimeste kohta. Teiselt poolt on võib-olla vajadus või nagu mõtted sellest, et need andmed ehk õigusandmed omada ja jagada oleksid seotud sellega, et andmed on kaitstud iga ühe inimese kohta, iga ühe inimese puhul eraldi. Sest andmebaasid on varastatavad, kõik see info, millest ma rääkisin, on varastatav ja ühe suure andmebaasi varastamine on palju lihtsam kui 1 miljoni kohta, kui iga ühe inimese andmete häkkimine ja siis põhimõtteliselt, kui me räägime sellest, et minu andmed oleksid kaitstud teistsuguselt ehk nagu ja minu andmete saamine oleks võimalik ainult siis, kui nagu minu isiklik seadme oleks nagu häkitud, mitte mingi konkreetne andmebaas, millest ma ei tea, millega nagu ka... Okei, aitäh. Soovib keegi vastata? Et kui me oleksime praegu Põhja-Koreas, siis Kim, mis iganes tema nimi praegu parasjagu ongi, teab ilmselt meie kohta absoluutselt kõik. Sest Põhja-Koreas ongi Kim. Et üldiselt me elame vabas maailmas, kus päris sellist kontsentratsiooni ei ole, aga siiski. Et 150 aastat tagasi rääkis Karl Marx kapitali akkumulatsioonist. Et tänapäeval me oleme siis seal, kus on üldiselt info ja andmete akkumulatsioon.
mul on jätkuvalt kiiks, et euroopalik lähenemine, mis puudutab tarbija privaatsust, ei ole nii hea, kui on jänkide lähenemine. Sellepärast, et siin on 3 valdkonda, mis on läbi põimunud. Ühest küljest on tegelikult väga selgesti küsimus konkurentsiõiguses või nii-öelda siis monopolides. Et kui sa oled Google, sul on tohutult tasuta teenuseid, kus sa nii-öelda ristad ja sul tekib ühesõnaga siis selline turu, ütleme siis Põhja-Ameerika ja Lääne-Euroopa otsingumootor Google, 95%, 96%, paneme sinna kõik need muud asjad juurde, Google Drive'id, Google Docsid ja muud ühesõnaga, et monopol. Ja tegelikult sellega tulebki tegeleda ühtlasi ka kui monopoliga. Kui ma võtan taskust oma nutitelefoni, Samsung juhtumisi, siis ilma Gmaili kontot omamata ma ei saa seda seadet üldse kasutadagi. Selgesti tegelikult puudutab asi konkurentsiõigust. Jänkidel on üks asutus, kus on nii hästi konkurentsiamet kui Tarbijakaitseamet kui tarbijaprivaatsus, on kõik nii-öelda ühe mütsi all. Et see tundub olevat tõhusam, et kolm dimensiooni koos. Kui me võtame Euroopa, siis nii-öelda 3 eraldi silotorni, kes sellega tegelevad, kui me nüüd räägime akumulatsioonist, eks nii-öelda ülemäärasest koondumusest, siis see võib olla sõnaga siis nii turul tekkiv situatsioon, kui ka see, et tõepoolest keegi nii-öelda varastab ja äkib. Jätame selle varastamise ja äkkimise pigem siis sinna kriminaalkaristusõiguse poole peale. Võtame selle, mis käib justkui seaduslikult. Et mis nagu veidi aitab, meil on need lepingu ja nõusoleku nõudmise nõued, teistmoodi nagu ettevõte ei tohiks minu kohta tegelikult andmeid saada. Kui ma ei ole läbi nõusoleku lepingu selleks nõusolekut andnud, ta ei saa seda niisama edasi anda, kui selleks pole uut õiguslikku alust. Mul on teatud õigused nõuda ligipääsu, nõuda korrigeerimist ja nüüd siis ka nõuda ülekandmist. Tahan oma toorandmed viia siit sinna, ühesõnaga, et need on kõik sellised väiksed tasakaalustavad mehhanismid. Selge, meie aeg on läbi. Peame laskma eksperimendi lavale. Aitäh kõigile osalejatele, aitäh kuulajatele.